kas sa tead, millal sündisid esimesed muinasjutud? Когда появились первые сказки, никто не знает. Но нам известны имена эстонских писателей-сказочников, кто изучал и записывал их. А это Фридрих Крейцвальд, Juhan Kunder, Mattias Johan Eisen. Eesti muinasjuttude kogujatest võiks tõesti nimetada Friedrich Reinhold Kreutzwaldi, Juhan Kunderit, Mattias Johan Eisenit. Kõige tähtsam aga on Eesti rahvuseepos Kalevipoeg, mille on koostanud Friedrich Reinhold Kreutzwald. Главное произведение Фридриха Крейцвальда – эпос «Калевипоэг», который повествует о фантастических подвигах эстонского героя-великана Калевипоега, о его смелости и храбрости. И именно Калевипоег основал наш родной город Tallinn. Kalevipoeg oli Kalevi ja Linda noorim poeg. Juba varases eas näitas ta üles suurt jõudu, kaitstes oma rahvast võõramaiste vallutajate eest. Praegu näeme Eno Raua raamatut Kalevipoeg, kus tuntud Eesti lastekirjanik Eno Raud on ümber jutustanud rahvuseepose Kalevipoeg ja kuulame laulu Kanake ja Kukeke. Esinevad Tallinna Tähekese lasteaia lapsed, juhendajad Lea Aiberg ja Larissa Leiman.